Kuni seni pidi oma lemmikuid vaktsineerima igal aastal, siis marutaudi vähenemise tõttu võib tulevikus kasse ja koeri vaktsineerida maksimaalselt iga 2 aasta tagant. Paraku ei tähenda see automaatselt seda, et tuleval aastal süsti enam tegema ei peaks. 20. juulist on nüüd uus seadusesäte, et tuleb marutaudi vastu vaktsineerida vastavalt siis konkreetse marutaudi vaktsiini originaaljuhendile. Et see tähendab maakeeli seda, et inimesed peavad siis veenduma, et on kas 1 aasta vaktsiin või 2 aasta vaktsiin? Nojah, konkreetne originaaljuhend siis sätestab selle mitme aasta siis vaktsineerimine toimub. Uue süsti tegemise aeg sõltub sellest, kas vaktsiin on 1 või 2 aastase mõjuga. Kuigi eeskiri seda otseselt ei nõua, soovitatakse mõningaid lemmikloomi marutaudi vastu ka edaspidi igal aastal vaktsineerida. Teenistuskoerad, jahikoerad, nendel ikkagi võiks jääda see iga-aastaselt ja loomulikult on siis sõltuvalt ka episootilisest olukorrast, kuidas kuskil piirkonnas marutaudialane olukord on. Eelmisel aastal avastati Eestis marutaudi 3 korral. Tänavu on leitud juba marutaudis rebane nii Põlva kui Võrumaal. Marutaud on loomade ja inimeste ägedakujuline närvisüsteemi kahjustav viirushaigus, mis lõpeb alati surmaga.